Need armsad mõmmikud koos emaga on jäädvustatud suve lõpul Keskkonnaameti drooni abil Tartumaal asuvas viljapõllus. Seal neile maiustamist jätkus. Karude populatsioon on aga Eestis aastatega mitmekordistunud. Kui veel 15 aastat tagasi oli meil karusid 500 ümber, siis nüüd on see kasvanud tublisti üle 1000 isendi. See number on juba ammu ümber sellest, mis suurkiskjate kava ette näeb. Karu küttimise eesmärk on see, et hoida tõepoolest populatsioon kontrolli all ja teiselt poolt, et karu oleks jätkuvalt inimpelglik, et ta ikkagi ei tuleks sinna, kus inimene kokkupuutepunkte oleks võimalikult vähe ja loomulikult oleks ka minimaalselt karu tehtud kahjustusi. Ja tõepoolest kohtus karujaht on peatatud. Nuhtlusisendite puhul selgub see, ma usun, ülejärgmine nädal, kas nuhtlusisendite puhul see on ka samamoodi. Siin ongi probleemi koht. MTÜ Eesti Suurkiskjad on kohtus karu küttimise vaidlustanud. See on peatatud 5 piirkonnas, seal võib küttida vaid 1 karu. Karujaht peaks kestma oktoobri lõpuni. Sellel aastal on lubatud lasta 71 karu, lastud on 28. Jahimehed näevad sellest probleemi. Ega sellest midagi head oodata ei ole, et kui me räägime karu arvukusest, siis see on täna Eestis ligikaudu sama nagu Slovakkias. Ja Slovakkias on nüüd viimase 4 aasta jooksul 5 inimest karude poolt surnuks puretud ja rünnakuid on olnud seal väga palju. Ja me oleme kusagil selle piiri peal, et hakkab meil ka juhtuma. Ja tahaks eriti rõhutada, et kõik Slovakkia surmad on olnud väljaspool jahti ja jahindust. Üks on seeneline ja ülejäänud on lihtsalt inimesed kuni selleni, et karu tuli suusakuurotisse tänava peale, murdis inimese maha. Jahimeeste seltsi esimees näeb, et muutusi ja tõsisi muutusi tuleks tegema hakata ka seadusandluses. Et siin selline ootamatu direktiivi tõlgendus, et me ei tohi nuhtlusisendeid küttida, et see on täiesti uus lähenemine. Kindlasti me peaksin riigi tasemel oma looduskaitsepoliitika selliselt üle vaatama, et me saaks ikkagi oma traditsioone jätkata. Et kui karusid oli 3 korda vähem, siis me suutsime täpselt samas õigusraamistikus neid küttida nuhtlusisendeid, arvukust reguleerida. Muidugi saab alati kohtulahendid vaidlustada ja vaidlustataksegi. Õigusselgus jõuab kohale ilmselt siis, kui karujaht läbi ja mõmmikud kenasti talveunne suikunud. Tegelikult meil on olemas teadlased, meil on olemas soovitused, meil on olemas pidev monitooring ja see on väga turvaline, meie populatsioon on tõusvas trendis, nii et tegelikult meil on kõik kogemused, oskused, võimalused ja andmed on olemas, et oma tavapärast praktikat jätkata. Aga nüüd on tulnud olukord, kus tegelikult on pidurid tõmmatud ja on olukord, kus me peame endal tunnistama, et me oleme kas päris rumalad. Otsisime kontakti ka MTÜ Eesti Suurkiskjad esindajaga, aga paraku see ei õnnestunud.